Kes te vaatate läbi kaamera kuskilt mujalt. Aga hea on täna siin olla ja ma usun, et kui me enne palvetasime ka selle teenistuse eest, siis ma usun kindlasti, et püha vaim on täna siin paigas ja Jumal igatseb oma rahvast kõnetada. Jumal igatseb sind täna kätte saada ja sinu südamesse midagi panna, mis võiks seal idaneda ja mis võib anda palju jõudu, sest kõik hea tuleb Jumala käest ja see raasuke ka, mis me vahel Jumala käest saame, see kannab meid vahel nädalaid, kuid ja aastaid, et see on nii oluline. Ja ma tahan lugeda ühe kirjakoha, mis mu südamesse tuli siia koosoleku algusesse. See on Johannese peatükk 16 ja salmis 28, kus Jeesus räägib oma jüngritega enne seda, kui ta läheb risti surma. Ma olen pärit isa juurest ja tulnud maailma. Taas ma jätan maailma ja lähen isa juurde. Ta jüngrid ütlesid, vaata, nüüd sa räägid täie selgusega ega räägi võrdumitega. Nüüd me teame, et sina tead kõike, ega vaja, et keegi sinu käest küsiks. Seetõttu me usume, et sina oled pärit Jumala juurest. Jeesus vastas neile, kas te nüüd usute? Ennäe tuleb tund ja on juba tulnud, et teid hajutatakse igaüks ise kohta ning te jätate mu üksi ja ometi ma ei ole üksi, sest isa on minuga. Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged. Mina olen maailma ära võitnud. Seda olen ma rääkinud teile, et te oleksite julged. Et kui maailmas on raske ja kui maailmast teid ahistatakse, siis teadke ja olge julged selles, et Jumal on maailma ära võitnud. Et olgu see meile julgustuseks. Aga nüüd me saame tõusta ja ülistada Jumalat. Tere ka meie poolt ja hakkame kõik koos nüüd ülistama. Ma tean, et pean taas võitlema, kuid silmaga ma sõda ei näe. Sa oled valgus nii hämmastav. Ma tahan rohkem sind. Ma tean, et pean taas võitlema, kuid silmaga ma sõda ei näe. Sa oled valgus nii hämmastav. Ma tahan rohkem sind. Ära ei lähe ja jõudu piisavalt, et mööduks see päev nii ma eal ei tunne muret, mis on homme mu ees. Mu usk on kindla kalju peal, Jumalale loodan. Jumalale ma, Jumalale loodan. Jumalale ma, Jumalale loodan. Jumalale ma, Jumalale loodan. Jumalale ma, Jumalale loodan. Silmaga ma sõda ei näe, sa oled valgus nii hämmastav. Ma tahan rohkem sind. Tean, et pean taas võitlema, kuid silmaga ma sõda ei näe. Sa oled valgus nii hämmastav. Ma tahan rohkem sind. Ära ei lähe ja jõudu piisavalt, et mööduks see päev nii ma eal ei tunne muret.
üks ime, mis mind vabaks teeb. See on Jeesus minu südames. Ma pole enam endine, sa ava silmad vaid. On üks ime, mis mind vabaks teeb. See on Jeesus minu südames. Ma pole enam endine, sa ava silmad vaid. On üks ime, mis mind vabaks teeb. See on Jeesus minu südames. Ma pole enam endine, sa ava silmad vaid. On üks ime, mis mind vabaks teeb. See on Jeesus minu südames. Ma pole enam endine, sa ava silmad vaid ja näe. Nii võrratu, mis ära ei näe ja jõudu piisavalt, et mööduks see päev. Nii ma eal ei tunne muret, mis on homme mu ees. Mu usk on kindla kalju peal, Jumalale loodan. Nii võrratu, mis ära ei näe ja jõudu piisavalt, et mööduks see päev. Nii ma eal ei tunne muret, mis on homme mu ees. Usk on kindla kalju peal, Jumalale loodan. Jumalale ma loodan. Jumalale ma loodan. Jumalale ma loodan. Jumalale loodan. Amen. No nii, jääme korra seisma ja me saame üheskoos lastele innustust paluda ja saatanad. Isa, me täname sind meie laste eest ja Isa, me tõesti palume selle tänase aja seal sinu kätte, Isa. Ole sina eriliselt lähedal. Isa, me palume, et sina kõnetaksid. Isa, me täname selle eest. Sinul on omad viisid ja sinul on väga ägedad viisid, kuidas sa lapsi kätte saad ja kuidas sa neid otse kõnetad. Niimoodi, et nad mõistavad sind, Isa. Tänu sulle selle eest ja me palume, et mis iganes neile jagatakse täna seal. Isa, et see oleks täis sinu püha vaimu ja sinu väge, Isa. Et need sõnad oleks tõesti kui seemned, mis läheksid sügavale ja hakkaksid kasvama, Isa. Tänu sulle selle eest. Tänu sulle. Amen. Ja veel info ka tänase lasteka kohta, et Pop lasteka kohta, et see on natuke teistmoodi. Et seekord minnakse Heidi lastehoiuruumidesse ja seal on ootamas väga palju head ja paremat ja veel põnevamat. Nii et nüüd on see hetk, kus lapsed saavad minna. Ja kui vanemad tahavad pärast ise võib-olla siin järgi minna, kuigi nad tuuakse sealt ilusti tagasi ka. Aga kui mõnel on selline tunne, et tahaks vaadata, mis nad seal teevad, siis aadress on Lille tänav 8. Et vabalt võite minna ka. 6:30 tuuakse tagasi. Jah, nii. Aga me võime istuda. Ja alguses ma paneks ringi korjanduse, aga see on vabatahtlik ja see on midagi me paneme, sest Jumala sõna õpetab meid nõnda tegema. Jumala sõna ütleb, et tooge 10% ja õnnistage seda Jumala riigi tööd ja kogudust. See on midagi vabatahtlikku, ärge üldse tundke ennast kohustatuna. Mul on väga mugav siit kohe öelda, aga palun äkki Urmo ja Daniel, äkki aitaksite mind selles, et paneksite need karbid liikuma. Ja kui ei ole sularaha, siis loomulikult ülemal on QR-kood, ees on ka kaardimakse võimalus, aga see on vabatahtlik. Aga Jumal ütleb, et proovige mind sellega ja vaadake, et kas ma mitte ei ole hea ja kas ma mitte ei õnnista. Meie Jumal on väga hea. Aga nüüd meie teadete plokk ja kuigi ilmselt te juba teate mõnda asja, mis tuleb ja see võib olla tavapärane, siis tegelikult need asjad ei ole tavapärased, mis meie koguduses toimuvad. Need on väga erilised ja me vahel kipume võtma neid iseenesest mõistetavana, aga tegelikult need kõik asjad, mis toimuvad, see on tegelikult õnnistus, et me saame olla sellest osa. Ja kohe alguses võib seda öelda, et peale teenistust, nagu ikka, on meil võimalus eespalveks siin taga, tõmmatakse kardinal ette, et saab natukene privaatsust. Kui teil püha vaim kõnetab teid, kui midagi jääb teil kripeldama ja kui teil on see tunne tuleb sisse, et Jumal teid puudutab, siis minge ja laske enda eest palvetada. Sellel on väga suur vägi. Palveteenistus on meil esmaspäeviti kell 7. Palvekliinik alustab septembrist. Seniks on need samad eespalve võimalused peale teenistust
ja samamoodi ka palve@karmel.ee te võite saata enda palvesoovid ja nende eest palvetatakse. Samamoodi on ka meil anonüümsed palved, et siis kui te tulite, siis te nägite seda karpi seal ees. Kui teil on midagi, ja te tahate, et see jääks nagu väga privaatselt teie Jumala vahele, siis kirjutage see sinna ja iga teenistuse lõpus me palvetame selle karbi eest ja nende soovide eest, mis seal on. Ja pärast need siis kas põletatakse või kustutatakse ära, nii et keegi neid kordagi ei vaata. See on võimalus. 18. august on Eestimaa palve. Ja kui sa soovid sõita koguduse bussiga, siis pane ennast kirja. Ja ma usun, et kirja saab panna ennast pärast seal laua juures, nii et pea seda meeles. 23. august on meil siin teenistus, kõneleb Sigmar. 28. august on siin pühakutse kell 8 õhtul, 18 õhtul, ehk siis kell 6 õhtul. Ja kui ma loen siit ürituse vendi kirjelduse pealt, siis siin on kirjas nõnda. Tuleb õhtu, kus koguneme, et otsida Jumala ligiolu, sea enda ootused kõrgele ja oota, et Jeesus teeb midagi vägevat. Ja täpselt nii on ja absoluutselt igaüks on siia oodatud. Nii. Ja 30. august, kuu lõpus, tulevad meid teenima Andrus Lukas ja Ko, ehk siis ta võtab mõned inimesed kaasa veel ja tuleb selline tänuteenistus ja ülistuse teenistus, nii et ka mida oodata. Ja kui me nüüd palvetame, siis hoiame eespalves ka meie eespalve kogudust, kelleks on Jausa kogudus. Siin mõned teenistused tagasi jagati väga kenasti seda külastust, mis seal on, kuidas seal see asi välja näeb. Nii et saame ka neid palves hoida. Ja ma mainin järve ka sünnipäeva lapsed, kes on siin jooksva nädala tähistanud oma sünnipäeva. Ja nendeks on Maarja Mänd Rahno ja Riina Aas. Tõuseme ja palvetame kõige selle eest, et need kõik tulevased sündmused laabuksid, et meie sünnipäeva lapsed oleksid õnnistatud ja et see korjandus, mis me kokku panime, et tõesti see oleks üheks eriliseks õnnistuks sellele paigale. Isa, me täname sind, me tuleme sinu ette palves üheskoos. Isa, meie igatsus on, et kuidagi sina eriliselt õnnistaksid seda kogudust ja neid toimetamisi, mis siin kõik me ette lugesime, isa. Tänu sulle, et kui on aeg palveks, siis ma tänan sind, et tõesti sina tood esile inimesi, kes on nõus palvetama, kellel on eespalve ainult, isa. Ja ma tänan sind, isa, ka, et sa lased nendel saada õnnistatud, kellel seda palvet hädasti vaja on, isa. Nii täna siin paigas kui ka esmaspäeval, kui ka palveteenistustel. Isa, ma tänan sind selle eest. Isa, palume kõik need sündmused, mis tulevad eriliselt sinu kätte, isa. Et sinu kuningriik saaks edasi viidud, isa, et sinu hea sõnum saaks levida. Me täname sind selle eest ja me üheskoos palvetame selle eest, isa. Tänu sulle. Palume ka selle kokku pandud raha sinu kätte, isa. Sina näed igat südant, kes selle sinna sisse poetas, isa, või selle ülekande tegi. Mis iganes hetkel see tehtud oli, isa. Siis ma tänan sind, et sa näed seda. Isa, sa tasud nende tegude üle, mis tehakse salajas ka, isa. Tänu sulle. Aga isa, me eriliselt palume, et see, mis sai kokku pandud, see meie pisku isegi vahel, mis tundub meie jaoks, mis on pisike. Siis me täname sind, et sellest pisikesest sina teed suuri asju, isa. Sina teed imelisi asju sellest, mis meil on tuua, isa. Ja me täname sind, et see, mis sai kokku pandud, isa, et see oleks üheks eriliseks õnnistuseks sellele kogudusele, sellele hoonele, nendele inimestele, kes siin on, isa, kogu linnale ja ühiskonnale, isa. Tänu sulle, et see võiks levida, isa. See võiks paljuneda mitmesajakordselt. Tänu sulle, et see on see, mida sina teed alati nii vägevalt. Isa, me toome ka sünnipäeva lapsed sinu ette. Maarja ja Riina. Tänu sulle, isa. Sina näed, kus nemad täna on. Sina oled südamete tunde Jumal, isa. Me palume ühte õnnistust. Ja nii hea on kogudusega koos, üheskoos palvetada õnnistust neile. Sellel on nii suur elu muutev vägi, isa. Tänu sulle, kui sinu soosing ja sinu õnnistus on üle nende, isa. Et see aasta, mis neil tuleb, kogu see elu, mis neil ees on, kõik need teod, mis veel ootavad tegemist ja me palume sinu soosingut selle üle, sinu erilist ligiolu selle üle ja sinu õnnistust, mis tuleb ülalt. Sina annad kõige paremad asju, isa. Sinu käest tuleb kõik hea. Me palume selliselt nad sinu kätte, isa. Aitäh sulle selle eest. Aitäh sulle selle eest. Amen. Amen. Nii, aga nüüd ma palun siia pastor Gunnari ja me saame veel õnnistada. Aitäh, Mattias. Tere kõigile. Võite veel hetkeks istuda.
Kogudus on täiesti selline unikaalne keskkond. Ta on loomulikult organisatsioon, aga ta on palju rohkem organism. Ja mulle meeldib teda võrrelda sellise korrastatud metsaga. Mõned inimesed on tahtnud kogudusest ka parki teha, kus kõik on, muru on kääridega lõigatud ja kõik lilled on ka täpselt identseks pügatud. Ma arvan, kogudus ei ole kunagi mõeldud selliseks. Võiks ikkagi öelda, me oleme pigem nagu korrastatud mets, kus on erinevaid taimi, erinevaid loomi, mõned piirkonnad on natukese ühtemoodi, teised on teistmoodi, aga kogudus on paik, kus me saame tulla oma muredega, oma keerukustega. Me ei pea neid üksi kandma, nagu Mattias ütles, meil on tänapalve, meil on palvekliinik, meil on eespalvemeeskond. Aga teate, mitte vähem oluline on see, et me tuleme ja jagame siin oma rõõmu ka. Sest et see on, muidu tekitab see sellise tasakaalust väljas autoratta efekti, kes on autot kunagi juhtinud ja kui su ratas läheb tasakaalust välja. See on täiesti nii. Mul oli kunagi kaitseväes üks veider auto ja see oli selline, et see aeg-ajalt viskas neid tasakaalustusklotse sealt küljest ära või neid asju. Ja ühe korra oli küll siuke tunne, et mul ülemus kukub autost välja, sest see hakkas niimoodi järsku viskama. Ja kogudusega samamoodi. Sellepärast me oleme hästi tänulikud, kui te jagate ka oma tänusoove ja selleks on ekstra meie selle suve viimane pühapäev, ülistus ja tänuteenistus. Aga täna mul on rõõm, et me saame koos kogudusega tähistada 2 noore inimese sellise olulise eluetapi esimesi samme. Nii et ma palun see, et Agnet ja Danieli teeme aplausi. Ühe pildi ka panna sinna ja koguduse juhatusest nii palju, kui meil on täna siin kohal. Madis on siin, ma ei tea, kas ülejäänud juhatus, õige tuleb suvel puhata ka, aga väga tore, ta võttis keskele tulla veel rohkem ja kihlus on midagi sellist, mis võib-olla tänases kultuuriruumis ei ole enam üldse nii nagu tavaline või nii tuntud asi, siis tegelikult kunagi näiteks Eesti esimese vabariigi ajal oli kihlus täiesti ka seadusandlik akt. See ei olnud ainult kiriklik tseremoonia, aga täna kihlus ja see on selline hetk, kus tavaliselt üllatuslikult kuskil, kus üks pool ei oodanud ja teine pool pikalt valmistus, paluti siis kätte, eks ju nii, mina siiralt mõtlen, küll on hea, et ma abiellusin 30 aastat tagasi. Ma ei tea, kas ma enam suudaks, sest et see, kuidas kõiki neid asju planeeritakse ja ette valmistatakse, ma arvan, mul ei ole nii palju loovust. Aga ma olen alati nagu julgustanud ja andnud nagu seda signaali, et ma arvan, et kihlus kokku võikski koosneda sellisest 2 poolest. Üks on loomulikult selline igale paaril unikaalne hetk, kus tavaliselt mees palub naise kätte, kes teab, võib-olla vastupidi ka vahest on tugev naine, ütleb, et nüüd hakka mulle meheks, siin puhul ma tean, seda ei olnud nii, aga siis on see teine pool, kus me tulemegi koguduse keskele ja me palume üheskoos õnnistust, sest et see on tõeliselt suure, võiks öelda meie maise elu kõige suurema kaaluga eelotsus. Nii et meil on väga hea meel, Agne ja Tann, et te lubate meil sellest hetkest osa saada ja kallis kogudus, ma julgustan teid. See ei ole ainult see lühikene hetk siin, vaid kandke neid palves. Nüüd on aeg, üks ettevalmistusperiood nende ühise elude alguseks, et me oleme kogudusena nende jaoks olemas, kes tähistavad ja rõõmustavad, aga samamoodi kes õnnistavad. On see nii? Olete valmis? Väga tore. Et tõuseme koos püsti, ma toon siia mikrofoni, Madis, sulle ka veel kohe, et me saame üheskoos õnnistada, et alusta saa. Ja sirutame oma käed enda poole. Ise taevas tänu sulle, et me võime päriselt kaasa elada ja kuidagi samastuda selle hetke erilisusega. Isa, kui üks noor mees palub oma välja valitu kätt ja saab vastuseks jah, isa. Selle lõpliku jahini on veel mõni hetk minna, isa, aga ma täname sind selle eest, et me võime õnnistada selle müsteeriumi algust, mida sa oma sõnas võrdled ka nagu laevateega merel ja sisaliku teena kivil, issand. Mis ongi müstiline, Jumal, sest sina oled seal, isa. See on liiga suur meie jaoks ja inimlik matemaatika ei küüni kunagi selleni, issand. Isaga meil on hea meel, et me õnnistame seda uut etappi, kuhu kallid noored on just sisse astunud. Me palume Jumal, et nad laseksid sind igasse alletappi sisse. Jumal, et sa oleksid seal, isa, lihtsalt kohal, Jumal, sest sellest piisab.
Isa, ja sa tuled, kui sind kutsutakse ja me palume väga seda alandlikku südant isa nii Danielile kui ka Agnele. Jumal, et nad tõesti ootaksin sind avasüli ja me palume su armu isa nende päevade, nädalate, kuude üle. Me palume issand seda, et sa võiksid teha nende mõlema jaoks lahti, võib-olla need veel avanemata sügavused nende endi sees, mis on olulised enne seda, kui öelda see lõplik jah. Ise õnnistame neid sinu kalli poja Jeesuse Kristuse nimel sellel teekonnal. Amen. Issand, õnnistagu teid ja hoidku teid. Issand, lasku oma pale paista teie peale, olgu teile armuline. Issand, tõsku oma pale teie üle ja andku teile oma rahu. Kõik võimsa Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Amen. Ma arvan, et aplodeerida võib ikka veel ja veel. Meil on väikesed lilled. Nõnna. Aga ega nüüd võib jääda sirutuma, eks ju, nii kaua kui ülistustiim siia tuleb ja nad ütlevad, kas lubavad istuda tagasi või mitte. Võime ikkagi seisma jääda. Issand, vaata sinu poole, sind täidab rahuga. Amen. 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 Õnnistagu ja hoidku Issand, ta pale paisku sulle armu andku ta. Las Issand vaata sinu poole, sind täidab rahuga. Amen.
soosib sinu üle, kestab tuhandeid põlvi, sinu pere ja su laste, kõigi nende laste üle. Las ta hiilgus sinu ees ja sinu taga, kõrval käia, sinu ümber, sinu ees ja sinuga on alati ta. Päikse tõusul igal õhtul, sinu tulles ja su minnes, pisarates, rõõmustades, sinu poolt on sinu Jumal. Las ta hiilgus sinu ees ja sinu taga, kõrval käia, sinu ümber, sinu ees ja sinuga on alati ta. Päikse tõusul igal õhtul, sinu tulles ja su minnes, pisarates, rõõmustades, sinu poolt on sinu Jumal, sinu poolt on sinu Jumal, sinu poolt on sinu Jumal, sinu poolt on sinu Jumal. Aamen, 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 aamen. Sind õnnistagu ja hoidku Issand, ta pale paisku sulle armu andku ta. Las Issand vaata sinu poole, sind täidab rahuga. Aamen, 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 aamen. Natuke jagan väikse mõtte või minu jaoks on see võib-olla üks ühtepidi tunnistus, aga võib-olla teise jaoks julgustus. Et ma ei tea, kus sina oma elus oled või kui sina lähed siit kogudusest välja, siis kui sa küsid endalt, et kes ma olen, kas küsid endalt, ma ei tea, ma töötan kuskil, ma olen see, ma olen tuletõrjuja, ma olen pastor, ma olen võib-olla lapsehoidja või kes iganes ma olen, aga kui sa lähed töölt, sa lähed oma igapäevaellu, siis kes sa oled? Ja see on mind hästi kõnetanud viimasel ajal, et täna ma olen koguduses, täna ma saan öelda, et ma olen siin, Jumal, ma ülistan sind, ma olen sinu pühapaigas, isa. Aga samal ajal ma olen tööle ja ma näen jälle mu identiteet on millegi muu peal. Jälle ma näen, et töö on näiteks nii tähtis, see on kõige olulisem asi üldse, et ma pean tegema seda ja kolmandat ja neljandat. Ja lähen koju, vaatan jälle, mul on see ja see ja see asi, mis ma pean tegema. Jälle ma näen, mu identiteet on vale koha peal, jälle. Ja niimoodi ma käingi päevast päeva ja siis mul tuleb see meelde, et nagu kus on see minu identiteet. Ja üks hetk ma olin, võib-olla mõne jaoks on see nagu lihtne asi, et ühest küljest me vaatame linde, et Jumal ütleb, et ärge muretsege, et nagu need linnud ei muretse ühtki, mitte millegi pärast. Ja ma istusin lihtsalt oma terrassil kodus ja tulin töölt ära, ma olin tühi pilk, väsinud läbi ja olen oma terrassil ja lihtsalt pikutan, hakkan jälle mõtlema töö, need mured, need asjad. Ja siis üks väike, ei olnud väike, aga suur liblikas lihtsalt langes mu põlve peale ja lihtsalt jäi sinna puhkama. Ja ma ei tea, see kuidagi kõnetas mind nii palju, et ma näen igal pool nüüd liblikaid. Aga ma sain aru, et nagu Deborah, kus on sinu identiteet?
sa pead vaatama Jumala peale, mitte selle peale, mis sa täna teed, kus on su süda. Jumal tahab sinu südant. Ta tahab, et sa puhkaksid, et sa oleksid hetkes, et me ei muretseks nende asja, mis homme on, mis eile oli, mis võib-olla on 10 aasta pärast, 5 aasta pärast, aga olema siin täna ja praegu siin hetkes. Et jah, ma kuidagi tundsin, et võib-olla kellegi teisel on ka raske vahepeal panna maha seda igapäevaelu, et kus sa oled ja kes sa oled. Ja jah, ma loodan, et teil läheb sellega paremini, kui mul läheb, et mina olen sellel teekonnal, et ma saaksin öelda, et ma olen kogu aeg Jumala ligiolus igas oma hetkes päevas. Ma alles olen sammumas sinna, aga Jumal tuletab seda iga päev mulle meelde. Olgu need liblikad või kellel linnud. Me saamegi ülistada edasi. Ja ka siin laulus on ka sellised vihjeid. Allikas. Selles elus leiame, et miski on puudu. Selles elus leiame, et maailm ei rahulda. Selles elus leiame, on sinuta tühjus me hinges. Jeesus, sinu kael ei tühjene. Jeesus, sinu jook toob rahumeelt. Jeesus, sinu kael ei tühjene. Jeesus, sinu jook toob rahumeelt. Oled elav vesi, allikas. Jeesus, sinu kael ei tühjene. Selles elus leiame, et otsime miski. Selles elus leiame, et maailm ei rahulda. Selles elus leiame, on sinuta kadunud me lootus. Jeesus, sinu kael ei tühjene. Jeesus, sinu jook toob rahumeelt. Jeesus, sinu kael ei tühjene. Jeesus, sinu jook toob rahumeelt. Oled elav vesi, allikas. Jeesus, sinu kael ei tühjene. Nune, me janune, kui joome sinu vett, me
sinu vett, me ei janune, kui joome sinu vett, me ei otsi muud, kui joome sinu vett, me ei janune, kui joome sinu vett, me ei otsi muud, kui joome sinu vett, me ei janune, kui joome sinu vett, me ei otsi muud, kui joome sinu vett, Jeesus, sinu kaev ei tühjene. Jeesus, sinu jook toob rahume. Jeesus, sinu kaev ei tühjene. Jeesus, sinu jook toob rahume. Oled elav vesi, allikas. Jeesus, sinu kaev ei tühjene. Jeesus, sinu kaev ei tühjene. Jeesus, sinu kaev ei tühjene. isa, me täname sind, et sa oled loonud meid selliselt, et me oleme nii sõltuvad sinust. Aitäh sulle, et meile pakuvad rõõmu head seltskonnad ja toredad hobid ja tegelikult on elus nii palju head. Aga isa, me täname sind, et on midagi, mida me ei saa mitte kusagilt mujalt kui sinu käest. Kus me olemegi selles sõltuvuses, et kui ühendus sinuga on olemas, siis me võime öelda, et tegelikult meil on kõik, mida me vajame. Ja kui ühendus sinuga on kadunud, see on nõrk, see on kuidagi lünklik või puudulik, siis me ei leia tegelikult kusagilt mujalt kompensatsiooni selleks. Isa, aitäh sulle, et see on nii, sest võib-olla muidu me kuidagi unustaks ära ja ühel hetkel alles kusagil taevas Jeruusalemma piiril tuleks meelde, et Jumal, opa, sinuga on vaja ka tegutseda. Isa, me täname, et täna siin selles paigas loomulikult sa tahad anda meile head värsket infot, sa tahad anda meile pärast teenistust head osadust, jäätist, kohvi, aga me täname, et me oleme juba võinud siin kogeda sind ja aita, et me kuidagi moodi ei laseks oma fookust laiali, vaid me oleks need, nagu me loeme Uues Testamendis sellest naisest, kes vajas sind nii väga, et ta lihtsalt luuras sinu selja taha ja võttis sinu 6 hõlmast kinni, sest väljaspool sind ei tulnud ta ellu lahendusi. Isa, me täname, et ka täna me võime tulla sulle nii lähedale, et võtta kinni su sellest 6 hõlmast ja seal, kus me oleme, nendes olukordades, nendes suhetes, nendes hetkedes, see vägi, mis sinult tuleb, transformeerib kõik teistsuguseks. Ja seda me igatseme, selle järgi me jänume ja me täname, et sa oled seda tegemas. Amen. Olge head, võtke istet. Ja ma ei tea, kus kohas sina teed oma kohtumisi. Igaühel, ma arvan, meil on oma mingid sellised lemmikkohad või sellised turvatsoonid. Vähemalt nii palju, kui ma olen aru saanud, et nooremal põlvkonnal väga meeldib kohvikutes teha nõupidamisi, koolid, selliseid kohtumisi, isegi koolitunde. Ma olen selles põlvkonnas, et ma ei oska väga. Ikka tead, kohtumisi peab ju lõpetama nii, et saad ennast vabalt välja elada, palvetada ja kus sa siis seda kohvikus teed. Või et võib-olla isegi minu jaoks kõige suurem väljakutse, eriti kui Rakvere kohvikutes teha on. Seal on nii palju tuttavaid, et kui tahad kellega suhelda, tead, siis ei saa ju ainult, kui ütled tere, tore, vahva nendele, kes uksest sisse tulevad ja siis kuidagi keegi küsib, keegi räägib.
sellepärast, kes mind teavad, et mul üks lemmikkohti kaua aega oli siin Rakveres Karmeli koguduse keldris. See oli hea, lähed sinna urgu peitu, mitte lihtsalt see, et seal ei ole inimesi, ei tule lisaks, aga seal ju telefon ka ei levi, eks ju. Seda on täiesti ainult Jumalaga või siis selle inimesega, kes on sinuga kohtuma tulnud. Ja mulle tundub, et on ajad, kus tegelikult Jumal tahab meiega ka kohtuda ka sellistes kohtades. Me loeme piiblis ja me nimetame neid paiku kõrbeteks. Ja tavaliselt, kui me mõtleme kõrbe peale, siis selles on eriti piibli kontekstis selline nagu negatiivne foon, aga tegelikult see üldse ei pea nii olema. Jumal kutsub meid aeg-ajalt sinna keldrisse, kus on teatud eraldatus. See ei pea olema alati raskus ja koorem, see vahest on ka see kõrbe nagu metafoor, aga tavaliselt see kõrbe pilt räägib sellest, et meid on nagu lahti lõigatud millestki. Ühel hetkel korraga kas mingid suhted, mingid meie hobid, meie tavapärased käitumismustrid, võib-olla ka meie ressursid, me oleme nagu nendest läbi lõigatud ja vot see on paik, kus Jumal tahab tulla ja kuidagi kõnetada meid sellisel kujul, et see häiring oleks võimalikult minimaalne. Ja tegelikult see on huvitav vaadata, et ega kõrbe defineeritakse ju väga lihtsalt. See ongi väheste piiratud ressurssidega nii-öelda geograafiline piirkond. Tavaliselt see väljendub kas kuivuses, väheses taimestikus või siis ka väga kõrgetes temperatuuri kõikumistes. Ja minu jaoks oli üllatav, kui sellel nädalal ma palvetasin tänase teenistuse pärast ja see oli see üks sõna, mille Püha Vaim mu sees esile tõi, kõrb. Me läheme täna läbi 5 lihtsa pildi kõrbest piiblist ja ma proovin mitte üldse palju nendel piltidel peatuda, sest et sealt on Püha Vaim tahtmas edasi midagi personaalset isiklikku teha sinu elus. Nii et ole selles mõttes kaasas, võta oma piibel lahti, kas telefonis või raamatust, me vaatame neid lugusid korraks ja kui mõni lugu nendest klikib ära, pane sinna järjehoidja vahele, pane sinna link vahele. Aga mina samamoodi ikkagi selline esimene mõte kõrbest on sellisest ju täiesti destruktiivsest, negatiivsest foonist. Aga teate, see on hämmastav, kui oluline näiteks ka ökosüsteemis maailmas on kõrb. Nii, kes on natukesegi juba ikkagi elus elanud ja eriti kui me veel Jumalat tunneme, siis me teame, et siia ei ole ükski asi loodud niisama, ma ei tea, kogemata. Lihtsalt, ma ei tea, tuli ja hiinlased kunagi arvasid, et varblased on puha muidusööjad, teate ju seda lugu, tahtsid nad kõik ära tappa, karjusid 5 minutit ja varblased ei jaksa ju kauem õhus olla, need kukkusid surnuna maha ja siis tuli aastate kaupa ikaldust. Siis tuli alles välja, et jeerum, need varblased sõid kõiki neid putukaid ära seal viljapeadest ja tänu sellele neil oli viljasaak, nad hävitasid varblased ära. Põmm ja ikaldus tuli. Sellepärast ka meie oma elu ökosüsteemis loomulikult on mingid perioodid, mida me tavaliselt ise ei vali ja ise ei igatse, aga kui need tulevad, siis tasub küsida Jumal, miks see on täna minu elus. Nii nagu kui me vaatame ökosüsteemis maailma mõistes, kõrbete ala on ju selline kosmosest vaadates tohutult eleara ja see hoiab täna see on nagu isegi võiks öelda natukese nagu vastuoluline kõrbet, kus on meie arvates väga kuum ainult. Nad aitavad maailma mitte üle kuumeneda, sest see on see pind, kus päike peegeldab tagasi. Kõik tumedad piirkonnad, need neelavad päikeseenergiat, heledad piirkonnad peegeldavad. Mis oli minu jaoks tõeline üllatus, mida ma ennem üldse ei teadnud, on kõrbetolm. Tavaliselt me pigem mõtleme sellest ju negatiivses võtmes. Tuleb sealt kuskilt Saharast, tuul läheb valele poole, tuleb Euroopasse ja meie viimanegi 3 ilma, mis pidid päikest andma suvel, kaeti kõrbetolmuga. Aga tegelikult tuleb välja, et näiteks Amazonase vihmametsad ei saa hakkama, kui siis kõrbetolm ei kandu nendeni, sest kõrbes on nii originaalsed ja unikaalsed mineraalid, fosfor, seal on mingi rauamaak ja nii edasi tolmus, tänu sellele need vihmametsad toimivad. Samamoodi on osade piirkonnad ookeaniad. Ookeanis on need, kus see tolm tegelikult soodustab, ma nüüd pean lugema, need on nii keerulised sõnad, fütoplanktonite kasvu ja need on siis ookeanis toiduahela üks absoluutne alusvundament. Kui seda tolmu ei tule, siis tegelikult see fütoplankton ei paljune ja teised loomad jäävad toiduta ja nii edasi, nii edasi. Me võiks tegelikult hakata neid veel ja veel ja veel lugema. Ma lihtsalt tahtsin selle pildi nagu siia taustaks tuua, et kui sa oled täna kõrbes oma elus, mingi ressurss on sinu elus nii piiratud, et see tõmbab ikkagi hapniku kinni natuke. Või ma ei pea olema prohvet, me kõik oleme mingites hetkedes seal, kus me liigume kõrbesse. Mitte keegi ei saa elada ilma kõrbeta. Siis meie inimlik instinkt on, me hakkame kohe rapsima. Me hakkame kohe möllama ja võitlema, et appi, saaks kuidagi need varblased ära tappa. Me ei taha seda. Aga pigem vastupidi.
küsi Jumal, kas selles hetkes praegult on midagi, kui ma sellest läbi ei lähe, kui ma siit õppetunde kätte ei saa, siis minu elus need Amazonase vihmametsad, need jäävad kasvamata. Minu elu ookeanites korraga need taimestik kidurdub, need kalad, kõik see veeelustik ei saa toitu. Ja võib-olla see on üks põhjus, miks mu elus on nii palav, et higi kogu aeg voolab, sest ma ei ole valmis läbi minema nendest kõrbaegadest, kus tegelikult päike peegeldab tagasi. Ja 5 õppetundi, mis kuidagi mind kõnetasid, kui ma palvetasin selle tänase pärast, kutsun neisse kaasa. Ja esimene, ma tahtsin selle kõrvale jätta, see on nii segane lugu, aga mulle tundus, et see on see, millest me ikkagi peame alustama. 1. Moosese raamat, 21 peatükk. Ja ma loen sealt 15. salmist. See on lugu, kus Saara ja Abraham, neil oli ikkagi plaan teha shortcut, otsetee, nad ei tahtnud kõrbest läbi minna, nad karjusid 5 minutit, varblased kukkusid maha ja vupsti, välja tuli Haagar. Ja teeme hoopis selle Haagariga ühe lapse, palju lihtsam. Ja no me teame, kuhu see kõik on tänaseks päevaks välja jõudnud, me mõtleme, ükskõik mida oleks see laps tegemata jäetud, aga ometigi. Vaatame seda lugu. Ja ma loen mõne salmiselt 15-20. Haagar on lapsega kodust ära saadetud ja nad on kõrbesse jõudnud. Ja kui vesi lähkrist lõppes, siis Haagar jättis lapse ühe põõsa alla ja läks ning istus temaga kohastikku ammulaske kaugusesse, sest ta ütles, ma ei või näha lapse surma. Nõnda ta istus temaga kohastikku, tõstis häält ja nuttis, aga Jumal kuulis poisi häält. Ja Jumala ingel hüüdis taevast Haagarit ning ütles talle, mis sul viga on, Haagar? Ära karda, sest Jumal on kuulnud poisi häält seal, kus ta on. Tõuse, tõsta poiss üles, võta ta käe kõrvale, sest ma tahan temast teha suure rahva. Ja Jumal tegi Haagari silmad lahti, nõnda, et ta nägi ühte veekaevu. Ta läks ning täitis vee lähkri veega ja andis poisile juua. Ja Jumal oli poisiga. Ma ei taha täna sellesse loosse väga sügavalt sisse hüpata, vaid ühe esimese õppetunni kõrbes. Me oleme siin igapäevaelus tegelikult nagu disainitud või loodud ju selles mõtteviisis, et meie hea elu tulemus sõltub hästi varustatusest. Ja see on loomulikult, see ongi nii. Kui meil on kõik ressursid olemas meie eelolevateks väljakutseteks, siis on lootust, et kõik õnnestub. Aga see Haagari lugune kõrbajad tuletavad meile meelde, et meid ei too läbi mitte hästi varustatus, vaid lepingu varustatus. See, et me oleme päriselt ka lepingus Jumalaga. Ja vaadake, kui kummaline lugu. Jumal, kes ju ei ela ajas, ta teab, kuhu kõik see lugu läheb. Aga selle poisi ellu, selle Iismaeli ellu ka, on tegelikult kõneletud Jumala lubadus. Ja siin ma tahan täna ühe väikese rakursi korraks kõrvale teha. Mul tundus palvetades, et see on kellegi jaoks, kas siin, kui sa vaatad meid, sa tunned ennast selles mõttes Iismaelina, kas ise ennast või selles kohas, kus sa oled. Kas mind ei oleks pidanud olemas olema või ma ei oleks pidanud selles kohas olemas olema. Ühesõnaga, kõik see värk on vale, kus ma praegult olen. Ja tavaliselt, kui me nii tunneme, siis mis me teeme? Me tahaksime sinna kõrbesse istuma jääda. Aga mis siis, kui? Jumal ütles, selle poisi elule on tõotus. Temast saab ka suur rahvas. Ja selle poisi elu oli veel antud see sõna, et sinu käsi on igaühe vastu ja igaühe käsi on sinu vastu, et sa oled sõdalane. Ja nii on läinud, kui me vaatame araablasi, kelle isa on Iismael. Aga mis siis, kui ta ema ei oleks mitte talle naist võtnud egiptlastest, nagu see lugu edasi läheb, vaid oleks ikkagi Heebri rahva hulgast võtnud, oleks oma rahva hulgast. See oleks ära võtnud seda tõotust, ta saab suureks rahvaks. See oleks ära võtnud ka seda sõna selle mehe ellu, et sa oled sõdalane. Aga võib-olla oleks olnud tal see valik, kas ma sõdin Jumala rahva vastu või ma sõdin Jumala rahvaga koos. Teisel moel, teisel viisil. Ja ma siin ei lasku väga sügavatesse teoloogilistesse aruteludesse, aga ma tahan öelda sulle, kui sa täna tunned, et sa oled see Iismael, siis sinu käes on see valik. Tõsi, me ei saa ennast ümber disainida. Olen proovinud palju kordi elus. Häving, see ei ole õnnestunud. Tahaks olla keegi teine. Ma arvan, et enamus inimesi on seda tundnud. Me ei saa ennast ümber disainida, aga me saame ümber disainida seda, kuidas me ennast mõtestame Jumala loos. Ja see on täna see Jumala sõna. See ei ole valesti loodud. Ja see ei ole vales nagu hetkes, aga see häda võib olla see, et sa oled teinud valesid valikuid. Täna on see koht, kus lõpeta lootmine hästi varustatusele ja leia taas üles see lepingu varustatus. Ja teate, need ristmikud, need lahkteed ei tule tihti esile siis, kui me oleme oma õitsvates hetkedes, kui me oleme oma Amazonase vihmametsades. Need tulevad esile siis, kui meil on kusagil ressurss täitsa otsas.
korraga meie sõprused on muutunud. Korraga meie raha on muutunud, meie tervis on muutunud. Ja siis me saame aru, et sellest hetkest me ei tule läbi enam lihtsalt sellepärast, et mul on tutvusi kaubandusvõrgus, vaid mul peavad olema tutvused Jumala kuningriigis ja ma pean teadma, mis kuulub mulle. Ja sellepärast täna ka, kui pärast kardin tõmmatakse ette ja sa ei ole kindel, kas sa oled lepingus Jumalaga, kas sa oled andnud oma elu Jumalale, kas sa oled päästetud, me nimetame selles koguduses nagu seda sõnavara kasutame. Lõpuks mis iganes sõna, see ei ole määrav, aga see, et su elu on Jumalale antud üle ja sa ütled, et Jumal, ma tahan elada sinu sõna kohast elu, selle väega, mis tuleb sinu käest ja selle nägemusega, millega sind oled pannud siia maailma elama. Ja kui sa selles ei ole kindel, ära mine siit ennem ära, kui sa oled palunud selle asja selgeks. Ütled, siin ma olen, ma ei saanud isegi aru, mida see jutlustaja rääkis, aga see on kindel, et mul ei ole seda lepingut Jumalaga. Sest muidu, kui tuleb kõrb, su silmad on kinni, sa ei näe kaevu. Ja siis sa mõtled, et miks inimesed must eemale tõmbuvad, miks mind keegi ei aita. See on seesama lugu, keegi ei taha näha, kuidas sa ära sured. Nagu Aagar seal, kohutav. On näha, kui keegi hääbub, kui keegi lõpeb, kui keegi kustub. Jumal ei kuulnud Haagari häält, ta kuulis poisi häält. Sest Haagaril ei olnud lepingut Jumalaga, aga poisil oli leping Jumalaga, sest Jumal oli öelnud. Ja kui sa oled täna lepingus Jumalaga, sul on hapnik kinni, siis võib-olla on täna kõrbe hetkel see koht, kus ära nuia ülemuselt enam jõuga palgatõusu. Ära mine õienda inimeste kallale, et siis kui teil abi oli vaja, siis mina olin olemas, aga kui minul on raske, siis te olete kõik ära jooksnud. Võib-olla, vaid ole Jumala ees ja tuleta meelde seda lepingut, millest seda sind on kutsunud. Teine kõrbe õppetund on teise Moosese raamatu 3. peatükis ja see lugu, kuidas Jumal kohtab Moosest kõrbes. Ja ma loen sealt mõned salmid, esimesed 2 salmi, teise Moosese 3, 1-2 ütleb nii. Mooses karjatas oma äia Midjani preestri Itro lambaid ja kitsi. Kordajas ta karja kõrbe taha ja jõudis Jumala mäe Hoorebi juurde ja seal ilmutas ennast temale issanda ingel. Ja ma ei hakka täna rääkima sellest Jumalaga kohtumisest seal, vaid sellest, milline normaalne karjus viib lambad kõrbe. See ei ole normaalne, kui sa mõtled eestlase mõtteviisil. Kui sa mõtled selles mõtteviisis, juba minu vanaisa ostis selle krundi ja igal kevadel siin minu maja taga on heinamaa ja ma võin lambad sindla. Aga kui sa oled sellises piirkonnas nagu Mooses, siis selline hea eestikeelne sõna nagu flexibility, selline nagu paindlikkus oli karjaste juures täitsa tavaline. Miks? Sest kõrbe piirkonna eripära on see, et teate, koht, kus eile ei olnud veel taimi, homme võivad olla taimed, mida lambad söövad. Piisab õigel hetkel sellest õigest vihmasagarast ja seal on mõned teatud kõrbetaimed, mis tulevad, need seemned on seal nii-öelda mineraalse tolmu sees ja nad kannavad põmdi selliselt, et lammas tuleb ja homme nosib ära. Ja võib-olla selles kohas ei ole järgmised 10 aastat sööki. Aga karjane, kes oli kõrbes hea karjane, ta oli õppinud aru saama. Üleeile sadas seal vihma, ma kuulsin, mägede vahelt tuli. Täna oli see tuul, see tähendab, et need seemned ei olnud ennem ära puhutud. Kuulge, poisid, hop, lähme. Seal on lootust midagi saada. Ja teate, kõrb õpetab meile seda kontseptsiooni, et aeg-ajalt, et muidugi, see on normaalne. Meie vaimulik küpsus ja ka meie inimeseks olemise küpsuse üks siukene arusaamine ju see, ma tean, kust lapsed tulevad, ma tean, kust raha tuleb, ma tean, kust asjad tulevad, eks ju, et need tulevad sealt maja tagant karjamaalt. Aga kõrb, see piiratud ressursside koht õpetab meile ka vaimuliku küpsuse teist poolt. Ja see on see, et usuline küpsus ei väljendu alati ainult selles, et mul on kõik allikad, täitmiskohad teada, vaid ka selles, et ma leian vajalikud uued allikad ja täitmiskohad üles. See on vaimulikud selliselt. Ma arvan, kõik, kes on käinud mõne aasta koos Jeesusega, te olete kogenud seda, et iga kord, kui ma tulin kirikusse, alati räägiti seda jutlust, mis mul vaja oli. Wow, alati lauldi neid laule, mis mulle meeldis. Ja nüüd olen ma korraga perioodis, ma käin juba 3. teenistust ja piinlik öelda, aga igav on. Ma ei saanud midagi aru või. Tähendab, need kohad, kust ma olen harjunud oma vaimulikku südant täitma, kuidagi sealt ei tule enam.
teate, aeg-ajalt Jumal lasebki meile seda kogemust nagu isiklikuks saada sellepärast, et me õpiksime seda Moosese taju. Seal on kohad, kust mitte kunagi mitte midagi ei tule ja täna on olemas. Ma olen seda lugu nüüd rääkinud siin ja seal, aga vist isegi siin ka tõesti, mitte ainult siin ja seal, aga siin ka. Et minu jaoks oli see nagu nii naljakas ja nii veider lugu, et seal Moko gospel kontserdil, kui need noor abielupaar tunnistas, siis kust inimene õppis palvetama. Jeerum, Ladina-Ameerika seebikaid vaadates, sest see oli ainus koht, kus tema kodus kunagi ei palvetatud. See oli ainus koht, kus ta üldse nägi, et palvetati ja sealt õppis lapsena, kui elus on raske, tuleb palvetada, nagu Ladina-Ameerika seebikates oli. Mina sellisest kohast, see on nii kõrb, et ma ei suudaks sealt midagi saada. Aga näete, keegi sai. Ja sellepärast see on hästi oluline, et kui tulevad ka meie elus need piiratud ressursside ajad, tulevad need kõrbajad ja kui sa saad aru, et see koht, kust ma toitu saan, kuidagi ma täna ei saa sealt kätte, siis see ei tähenda, et selles kohas on viga, vaid Jumal tahab sind õpetada. Miks? Esiteks sinu enda pärast. Sest meie eluetappides, see on ju täpselt samamoodi inimeseks olema. Miks need keskialised mehed 50-selt, kuhu ma olen jõudnud, mõned natukese varem, mõned natukese hiljem, omadega enam hakkama ei saa? Miks? Tavaliselt see on see, kogu aeg on see põld andnud ja nüüd korraga see enam ei anna. Teen veel rohkem tööd, ei saa, infarkt ainult tuleb. Ostan veel paremaid hobiautosid või veel mingeid asju, ei saa. Aga tihti on see, et me ei ole meestena seal 30-tes või 20-tes õppinud seda Moosese kunsti, kuidas kõrbes tulebki õppida ka oma hinge täitma. See periood on möödas. Mina küll oma elus näen, et mul on sellised maksimaalsed 3-5-aastased tsüklid, kus mingi asi on nii äge, et tead, täiesti läheb mõni aasta mööda, mõtlen, et ma ei tea, täiesti tavaline ime, üldse pole enam põnev. Siis tuleb midagi muud leida. 3. lugu, 5. Mooses, 8. peatükk. Ja teate, see on siis Iisraeli rahvas taas mõtestab enda jaoks käsuseadust. Mooses on lahkumas ja vaadatakse tagasi 40 aastale kõrbes. Ja 5. Mooses 8.2 seal ütleb niimoodi, et tuleta meelde kogu teekond, mis issand su Jumal sind on lasknud käia need 40 aastat kõrbes, et sind alandada, ent sind proovile panna, et teada saada, mis on su südames. Võiks öelda, et vähesuses tuleb tihti kõige paremini esile paljusus. Seal, kus meil on vähe neid ressursse, mida me arvame, et me vajame, tuleb esile väga hästi see, mida meil on liiga palju elus. Võib-olla on kellelgi palju kerget solvumist, võib-olla kellegi elus on kerget plahvatumist, ärritumist, kellelgi on lodevust, kõik need asjad, mis me loeme siit Iisraeli rahva loos. Ja sõbrad, see on üks põhjus, miks Jumal oma vaimulikus ökosüsteemis laseb meil aeg-ajalt kõrbest läbi minna, et see, mis meie sees on vale, see tuleks esile. Meile see ei meeldi, piinlik on enda ees, ma ei ole ju ainus, eks ju. Olete ju kõik tundnud seda tunnet. Ja kui ei ole tundnud, siis sa pead kindlasti täna sinna musta kardina taha minema. Sest ma ei usu, et sa oled nii täiuslik, et su elus ei ole olnud neid hetki, kus sa saad aru, täitsa lõpp, kui puudulik ma olen. See on nii piinlik, ei tahaks nagu edasi elada. Saad aru, et pead edasi elama, aga kuidas sellest nagu edasi minna? Siis mõtled, et aga Jumal, kui sa lasid sellel esile tulla, siis sina oled ainus, kellel on ka ravim selleks, et see minu sees kätte saada. Nii nagu te teate, tihti on öeldud, et Iisraelit Egiptusest välja saada oli päris lihtne, aga Egiptust Iisraeli rahva südamest välja saada oli nii raske ja pidid 40 aastat kõrbes olema. Ja teate, see on äge, kuidas me oleme tulnud Jumala juurde sellesse lepingusse, nii nagu Iismael väikse poisina. Paljudel on see kogemus, see oli selline välk ja pauk käis ja meid tõmmati maailmast välja, aga seda maailma meie sees kätte saada. Ega seda tihti muidu ei saa, kui Jumal ütleb, et bing-bong, kõrbeaeg, mina lootsin, et palgatõusu aeg või vägevamasse teenistusse astumise aeg, küll see ka tuleb, aga selle peale tuleb hoopis kõrbeaeg, tänu Jumalale. Sest ilma selle tuuleta meie tulevikku ei kantaks neid jumalikke mineraale, et meie enda vihmametsad saaksid kastetud ühel hetkel, saaksid väetatud. Ja sellepärast
on Jumal oma armus ja teadlikkuses nagu aeg-ajalt meie ellu toomas taas ja taas neid kõrbeaegu. Need 3 Vanatestamendi lugus. Esimene on see, et kõrb tuletab meile meelde, et hästi varustatus ei olegi kõige määravam, vaid hoopis lepingu varustatus on määrav. See teine, mis ütleb, et see usuline küpsus ei tähendagi alati seda, et ma tean sekundi pealt, kus ma süüa saan, vaid ma tean seda, et ma pean olema avatud ja tõeliselt selline elastne, et mu vaimulik elu saaks täna ka täidetud. Jumal, kuhu sa täna oled pannud selle muru kasvama minu jaoks? Ma pean seda otsima ja küsima ja see 3. lugu ütleb, et ilma kõrbeta tegelikult ei tule see Egiptus meie seest välja. Meie vana loomus on nagu koer aastavahetuse ilutulestiku ajal. No sa kuudist välja saada, teda ikka pöörane. Isegi ei aita kõige paremini lõhnav vorst, no ta ei tule välja. Tuleb lihtsalt jõuga tõmmata. Ja selleks on Jumal samamoodi andnud meie elu siis keskele neid kõrbaegu. Ja tuletan meelde, ärme siis torma neist läbi või eira. Ärme siis tee seda, et me karjume, et need varblased sureksid ära. Või ütleme, issand, siin ma olen. Täna on see kõrbe hetk, mida sa tahad ma elus teha. 2 õppetundi veel. Ja nendeks õppetundideks me tuleme juba Uute Testamenti ja Risti Johannese lugu Luuka evangeeliumi 3. peatükist ja ma loen sealt esimesed 2 salmi, nii et kui sul on olemas piibel, võta lahti, need on Luuka evangeeliumi 3. peatüki 2 esimest salmi. Keiser Tiberiuse valitsemise 15. aastal, kui Pontius Pilatus oli Juuda maavalitseja, Herodes Galilea 4 vürst, tema vend Filippus aga Idurea ja Trahoniitsema 4 vürst ja Lysania Abilene 4 vürst. Kui Hanna ja Kaifas olid ülempreestrid, sai Jumala sõna Sakariase poja Johannese kätte kõrbes. Mulle meeldib see Luuka jutustuse viis. Vägevad asjad justkui toimuvad kusagil mujal. Ta täpselt ajalooliselt, detailselt markeerib ära, millal oli see ajahetk, mil Risti Johannes astus oma kutsumusse. Kõik vägevad mehed olid seal 2., 3., 4., 5. kohas. Aga midagi, mis pidi juhtuma Risti Johannesega, selle poisiga, kes sündis väljaspool võimalusi üldse, kelle elu oli nii eriline ja nii unikaalne. Kas temal oli ka vaja kõrbest läbi minna? No tal olid tõotused juba enne, kui ta sündis. Kogu templiteenistus jäi korraks seisma, sellepärast, et tema sai prohvetliku sõna. No ma võiks jätta seda kruvi edasi. Aga teate, ka tema kutsumus ei saanud muidu esile tulla, kui ta pidi seisma kõrbes. Ja ma arvan, et ma ei ole ainus. Ma usun, et paljud teist on kogenud seda hetke, kui sina saad sõna kätte. Vaata see, kui sa vahest loed piiblit ja uurid piiblit ja sealt tuleb esile midagi sellist, mida ma pole kunagi näinud, kuulad mõnda head jutlustajat ja mõtled, ossa, vot see on vägev värk. Või see kogemus, kui meie elus on mingi vajadus ja mina saan Jumala sõna kätte, mis seda vajadust täpselt täidab. Ja selle jaoks ka. Seda me peame tegema. Selleks me peame vaeva nägema. Kui Jumal lubab, siis sellel sügisel me samamoodi avame koguduses sellise piiblikooli kontsepti, mille me nimetame kasvulavaks. Ja vaatame, me katsetame, loodame, et see toimub ja toimib just selliselt, et need on need esimesed kuupäevad, et ühel pühapäeval ja sellele järgnevale esmaspäeva õhtul on meil üks hea õpetaja, kes pühapäeval jutlustab ühel teemal ja siis esmaspäeval on võimalus selle sama teemaga minna väga sügavale. Et meie saaksime sõna kätte. Et me saaksime kätte selle lepingu, et me teaksime, mis meile kuulub, et me tegeleksime sellega, kus meie näeme, et meil on vaja Jumala sõna. Nii et meil on tore, meil on juba siin kokkulepped Külvi Maisovi ja Joel Reinaru ja Peeter Nordbergiga ja mõned kokkulepped on vaja veel teha, siis me anname täpselt infot, nii et pane endast valmis, selline väga vahva kasvulava keskkond tuleb, aga siin, selles piiratud ressurssidega keskkonnas, väljaspool tegelikult seda mul on vaja ambitsiooni, on võimalus, et hoopis Jumala sõna saab mind kätte ja kõnetab mind nendel teemadel, millest mina ise ei olnudki üldse teadlik ja juhib mind teedele, mille olemasolustki ma tegelikult ise ei omanud mingit kontseptsiooni. Ja teate, kõik, eranditult kõik Jumala lapsed, kes me oleme, me vajame ka neid hetki,
kus Jumala sõna saab meid kätte nendesse kutsumustesse, nendesse ülesannetesse ja nendesse nagu hetkedesse, mis meie oma kaardil ei olnud. Et tavaliselt meie kõrvad kuidagi ei ole seda võimelised ära kuulma siis, kui me kohtume kohvikus inimestega, vaid siis tuleb tulla siia Karmeli keldrisse, kus levi ei ole, keegi ei näe, mööda keegi kogemata ei liigu, kus korraga Jumal kõnetab ja ütleb, et nüüd on selline lugu. Ma vaatasin enda ümber ja nägin, et kedagi ei ole. Ma otsin ühte meest, kes seisaks müüripraos, kelle selja tagant saaks müüri üles laduda, nii nagu Hesekeli raamat räägib. Ja kui see sõna tuleb, siis sa saad aru, et oota, Jumal ei räägigi praegu minu naise Monikaga või Madisega või Eerekuga või Veronikaga. Kuule, ta räägib minuga praegult. Ja need on nagu väga erilised ja väga pühad hetked. Sellest sõltub meie oma elu, aga tavaliselt sellest sõltub ka väga paljude meie ümber olevate inimeste elud. Ja need on tihti, need momendid, kus me oleme ise, nii nagu Risti Johannes, see oli tema tavapärane rutiine elu, ta elas kõrbes. Me oleme ise lõiganud ära teatud allikad oma elus mingiks perioodiks. Ja selleks on hästi oluline, et meie eludes oleks sellised palve, paastu, nii-öelda need piiratud ressursside rütme. Ja nüüd viimane. Nagu ma lubasin, 5 sellist lihtsat õppetundi. Nüüd viimane õppetund kõrbest. See on Luuka evangeeliumi 4. peatükist ja ma ei loe kogu seda lugu, see on 1-13 salm, aga see on lugu, kus ta alustab siis selliselt, esimesed 2 salmi. Jeesus aga täis püha vaimu tuli tagasi Jordani äärest ja aeti vaimu läbi kõrbe, kus ta oli 40 päeva kuradi kiusata. Kas sa oled oma elus kogenud sellist temperatuuri kõikumist? Sa tuled mõnelt kõige erilisemalt koosolekult. Kusagil, kus Jumala vaim on sind täitnud. Jumal on midagi su elus teinud. Ja vahest läheb mööda tund, vahest läheb päev või 2. Ja sul on tunne, et on täiesti tühi. Kuidas see siis saab nii olla, et kõik see, mida ma sealt sain, kõik see, mida ma sealt kogesin, kõik see, mis sealt tuli, pattu nagu omast arust ei teinud vahepeal. Mis siis Jumal, kas sa oled mu maha jätnud, kas ma olen ise valesti teinud? Need on need kõrbemomendid, mida Jeesus meile siin ette elas. Kui ta oli täis püha vaimu, siis vaim ajas ta kõrbe. See, mis kõrbes juhtub, päevaeg on nii palav, et mine keema ja öösel on nii külm, et siuke tunne, et hommikuni vastu ei pea. Miks sellised hetked meie elus on? Kui me vaatame seda lugu, siis võiks öelda, et see on koht, kus Jeesus sai baastreeningu selleks, mida ta pidi tegema Golgatal. Golgatal olles ristil, ta ütles, see on lõpetatud. Enne Golgatale minekut ta ütles, hingevaenlane, kurat tuleb ja ta ei saa minust mitte midagi. Aga see, kus ta esimest korda kuradit avalikus ruumis võitis, kui nii võiks öelda, oli seal kõrbes. Seal oli see, kus ta 40 päeva oli tegelikult sellises treeningbaasis. Ja need on need hetked meie ajad, meie eludes, need kõrbehetked, kus Jumal kõigepealt täidab sind ja ta mitte ei nori, ta mitte ei kiusa, ta mitte ei ole paha, aga kui ta on su täiesti täis tankinud, siis ta ütleb, et võt, see on ainus hetk su elus. See on nagu ainus moment, kus ma tean, et kui sa nüüd lähed kõrbesse, sa ise arvad, et sa ei jää elama. Sa ise arvad, et sa ei saa hakkama, aga ma tean, ma olen su täis süstinud. Ja seal tegelikult ju võitis kuradi ära kirjutatud Jumala sõna. Ja see oli see treening, et kui tuli ristile minnes, siis võitis kuradit ära elav Jumala sõna, Jeesus Kristus. Ja see on midagi, mida tegelikult me näeme, et ega me keegi ei ole võimelised nii-öelda osalema sellises mobilisatsioonis, iseenda sisemises mobilisatsioonis, kui me oleme oma Eedeni aia hetkes. Kui kõik on chill, kui kõik on hästi. Aga see viis, kuidas me võime ja suudame ennast ka vaimulikult kokku võtta aeg-ajal, kui me elus on need kõrbemomendid, siis loomulikult selles hetkes tuleb lahing võita. Selles hetkes tuleb sõda pidada, mitte lihtsalt öelda, et Jumal, eile oli selline pidu ja täna selline mürgel. Kuidas nüüd? Tea, et see ongi kõrbe üks definitsioone. Ja Jumal
on sinuga seal koos. Aga kui me selle lahingu jätame kõrvale, kui me need varblased sellel hetkel ära tapame, siis Golgatal me püsima ei jää. Ja sellepärast, kui kellegi elus on täna kõrb või meie kõik ülejäänud, kes me oleme kõrbe minemas, niikuinii oleme minemas, seda muret ei ole, küll need meie elus tulevad, siis kõrb on kontrollitud keskkond Jumala poolt. Tõsi, on hetki ja valikuid, nii nagu Iisraeli rahval selles teises õppetunnis, mis ma teile lugesin, või 3. 5. Moosese 8. peatükis, nad oleksid saanud hakkama 1,5 aastaga, vähemalt vaadates tundub piiblit lugedes, umbes see oli see periood, millega nad tegelikult algusest kuni sinna Jordanini minnes oleksid võinud hakkama saada. Nad panid 40 aastat, aga lõpuks ikkagi, võiks siis öelda, nad jõudsid kohale. Nad elasid ellu selle kutsumuse, milleks Jumal neid oli kutsunud, aga see ei oleks saanud esile tulla ilma selle kõrbe perioodita, selle piiratud ressursside perioodita, kus Jumal varustas tegelikult nende tulevikku, treenis nende muskleid. Ja kokkuvõttes mulle tundub, et kõigi nende kõrbe kogemuste kokkuvõtteks võib lugeda seda Luuke evangeeliumi 4. peatüki 13. salmi. Mul väga meeldib see salm ja seal öeldakse, ja kui kurat kogu kiusamise oli lõpetanud, jättis ta Jeesuse mõneks ajaks rahule. Sellest salmist võiks pidada tundide viisi seminare ja selliseid elu alustõdede loenguid ja õpikeskkondi. Siia on nii palju pandud, aga teate, üks asi on see, ma loodan, et see ikka julgustab sind. Et kui hingevaenlane ei pidanud paljuks kogu aeg Jeesuse kukil istuda, kes siis oleme sina ja mina, et ta meil ei taha kogu aeg järgi käia? Loomulikult, ta kiusab ja võitleb ja rallib meie eludes ka. Aga mis on nende kõrbe perioodide nagu eriline, kui me tuleme sealt läbi, siis annab Jumal meile tavaliselt mingi perioodi, kus on nagu ei saagi aru, kas see on hapnik või naerugaas hoopis, mida mulle avanti. Elu on nagu lill, nii tore. Jumal, kogu see lahing, mida ma olen pidanud, on olnud seda väärt. See ei tähenda tavaliselt, et me nüüd niimoodi lenneldes taevasse välja paneme. Aga teate, see on nii eriline kogemus, kuidas siis Jumal lubab meie elus nagu kogeda seda autasustamise hetke, seda austamise momenti. Mis on nendes hetkedes nagu oluline? Üks oli see, mis ma ütlesin, et me ei läheks sellesse lõksu, et me arvame, et nüüd nii ongi. Ja teine asi on see, et me nendes hetkedes kuidagi kõrvale vaadates nende inimeste peale, kes täna kõrbes on, ei ütleks, ups, pole viga, poisid, püsti, teeme ära, läheme, jookseme, võidame. Me peame aru saama, et võib-olla keegi täna on alles kõrbes käimas, aga Jumal, mina tahan tähistada seda võitu, mida sa mu ellu oled toonud. Nii et kokkuvõttes ära karda kõrbe. Aga loomulikult, ära otsi kõrbe. See ei ole asi, mida me peame tegema, kuid ole valmis kõrbeks ja tea, mis on selle perioodi unikaalsed õnnistused. Ka sellesse kõrbe aega kehtestub see Jumala sõna, mis ütleb, ära unusta ära ühtki hea tegu, mida ta on teinud. Nii nagu 5. Moosese 8. peatükis Jumal ütles Moosesele, tuletage meelde kogu rännak, mida te olete käinud. See on igasuguseid asju, mida nad kõik kokku keerasid, maha löödi, valetasid, varasid. Tuleta need ka meelde. Sest see tuletab tagantjärgi meelde, mis kõik su sees oli. Ja mida Jumal su seest välja tõi, andeks andis, et sul oleks jõudu nüüd minna ja armastada neid, kes veel ei ole kõrbesse jõudnud, kelle sees see vana Egiptus on ikka olemas, aga kelle jaoks Jumal tegelikult on kutsunud sind ja mind teenima. Tuleta meelde neid unikaalseid õnnistusi. Ja kui sa oled kõrbes, siis ära otsi lihtsalt mugavamat asendust, vaid otsi Jumalat ja tema unikaalset õnnistust. Tõuseme koos ja palvetame. Kallis Isa, me täname sind, et sa oled tõesti imeline Jumal. Sa oled kogu selle maailma ökosüsteemi nii unikaalselt ja eriliselt loonud, et kui me vaatame seda ja midagi avastame, siis me mõtleme, et nüüd me teame. Aga sa oled ju kogu aeg seda teadnud. Sa oled selle loonudki selliselt. Aga me täname, et sa oled ka meie elu ökosüsteemi loonud nii terviklikuna. Anna andeks, et on aegu ja hetki, kus meie arvame, et sinna sinu käsi ei ole ulatanud, sinna sinu arm ei sirutu, seal sinu vägi ei tööta. Aga täna me tahame öelda, et sa oled issand, elav Jumal, vägev kuningas kõikidel aegadel meie elus.
Ja kui me oleme täna keegi kõrbest läbi minemas, isa, siis ma õnnistan igat ühte, kes täna on just selles hetkes. Võib-olla kui keegi on täna selles Iismaeli momendis, kui keegi on täna võib-olla ka tagasi vaatamas, nagu 5. Mooses kirjeldab, isa, siis ma palun, et haletsuse asemel, kui nõme ma olen olnud, võiks tulla rõõm halastusest, mida selles keskel on kogetud. Ja nende armide asemel, mida tagasi vaadates ikka tekib ja mõtled, et appi, võiks hoopis tulla rõõm, kui palju ma olen armu saanud. Armas aeg, Jumal, kui suur on olnud su heldus, kui suur on olnud su arm. Isa, ja täna me täname, et me oleme võinud elada tegelikult selles ajas ja selles hetkes, kus sa oled täitnud meid nii erilisel moel ikka jälle. Me oleme kogenud seda meie koguduses. Isa, me oleme kogenud seda Eestimaal, me oleme saanud nii suurt õnnistust ja armu näha, me oleme ikka vabad, me oleme täna ikka iseseisvad. Isa, aitäh sulle selle kõige eest. Ja kui selle keskel tulevad vahel ka mingid jõnksud alla. Ma ei tea, meie majandus ei ole olnud nii hästi, kui meie arvame. Meie enda elu olukorrad tunduvad nagu kõrbes. Ja siis me täna palume andeks sult. Et siis me oleme saanud sõna, kui nõme on peaminister või kui vilets on meie, ma ei tea, kaasõde või vend. Täna me tahame need sõnad välja vahetada sinu armus ja võtta arsenaali tagasi selle lepingusse kuuluva Jumala sõna. Nii nagu Jeesus tegi seda ja selle asemele kiruda ja viriseda, me tahame, isa, kuulda su vaimu häält, mis ütleb meie kõrvus. Ütle välja, kirjutatud on. Inimene ei ela ükspäinis palgakõrgendusest, paremast pensionist, uuest autost, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Ja siis tuleb su sõna, mis ütleb, sulle saab küllalt minu armust. Halleluuja, me täname sind. Me täname sind kogudusena ka. Kui me oleme olnud ikkagi ka sellises kõrbetolmu ajas praegult, siis sa oled ometigi midagi teinud siin meie keskel. Sa oled seda mineraalid vorminud, sa oled seda fosforit ja seda rauamaaki seal toonud ja isa, sina juba, meie teadmata, oled oma pühavaimu tuutelt lasknud neid kanda eele. Ja kui me oleme minemas sinu kutsumuses ja kui me oleme liikumas edasi ka sinu vaimu kõnetuses, isa, siis me jõuame vihmametsadesse, halleluuja. Ja siis me jõuame avaratesse ookeanidesse, kus me ütleme, opa, see on olnud sinu tarkus, issand. See ei ole olnud ei minu, teise, 3., 4. inimese teema, vaid see on olnud sinu teema ja sinu arm. Isa, seda me tahame rõõmuga tunnistada ja julgelt vastu võtta. Isa, me täname ka nende palvesoovide eest, mis on siia pandud. Isa, selle julguse eest, et inimesed on avanud ennast. Ei ole nõus lihtsalt istuma seal kõrbes üksi, vaid hüüdnud sinu poole ja sa oled kuulnud nende häält. Isa, sa oled kuulnud ja näinud neid ja sul on sõna nende jaoks. Sul on sõna täna ka nende jaoks. Ma avan sinu silmad, et sa võiksid näha allikat. Ja ma olen sinuga. Isa, ma tänan. Me õnnistame ja palume tõelist sinu vaimu läbimurret nendesse olukordadesse, mis on siia kirja pandud. Isa, sinu sõna elavaks saamist nendesse situatsioonidesse ja sinu väe manifesteerumist. Aga me palume, isa, eelkõige ja üle kõige, et kui need inimesed on täna oma elu kõrbes, et nad ei jääks sinna liiga pikaks, aga nad ei oleks sealt valmis ka lahkuma enne, kui sinu töö saab tehtud, kui sinu kõrbe plaan saab teoks, et su nimi saab austatud ja sinu parim saab esile tuldud. Isa, aitäh sulle, isa. Aitäh sulle, isa. Kui su sees praegult on mingi selline teadmine või tundmine, et ma olen selles kõrbes praegult või kuidagi moodi sa näed, et sa oled sinna kõrbe sisenemas, siis ole sellega Jumala ees praegusel hetkel. Et ma olen valmis sinna minema ainult nii, nagu sinu poeg läks. Täis püha vaimu väge. Tule ja täida mind. Et ma võiksin sinna minna sinu väes, sinu jõus ja sinu meelevallas. Ja siis lõpuks ei ole määrav, kas see on 40 päeva või 40 aastat. Ma jõuan tõotatud maale. Ma lähen üle Jordani. Kurat jätab mu rahule. Ja ma jõuan sihile, mitte ainult Golgatale, vaid siht on ülestõusmise hommik. Kui isa haud on tühi ja võit on saabunud. Võime seisma jääda ja edasi ülistada. Las ta soosing sinu üle kesta tuhandeid põlvi, sinu pere
ja su laste, kõigi nende laste üle. Las ta hiilgus sinu ees ja sinu taga, kõrval käia sinu ümber, sinu ees ja sinuga on alati ta. Päiksetõusul igal õhtul, sinu tulles ja su minnes, pisarates, rõõmustades. Sinu poolt on sinu Jumal, las ta soosing sinu üle, kestab tuhandeid põlvi sinu pere ja su laste, kõigi nende laste üle. Las ta hiilgus sinu ees ja sinu taga, kõrval käia sinu ümber, sinu ees ja sinuga on alati ta. Sinuga on alati ta, sinuga on alati ta, sinuga on alati ta. Kesta tuhandeid põlvi sinu pere ja su laste, kõigi nende laste üle. Las ta hiilgus sinu ees ja sinu taga, kõrval käia sinu ümber, sinu ees ja sinuga on alati ta. Päiksetõusul igal õhtul, sinu tulles ja su minnes, pisarates, rõõmustades. Sinu poolt on sinu Jumal, las ta hiilgus sinu ees ja sinu taga, kõrval käia sinu ümber, sinu ees ja sinuga on alati ta. Päiksetõusul igal õhtul, sinu tulles ja su minnes, pisarates, rõõmustades. Sinu poolt on sinu Jumal, sinu poolt on sinu Jumal, sinu poolt on sinu Jumal, sinu poolt on sinu Jumal. Õnnistagu ja hoidku Issand, ta pale paisku sulle armu andku ta. Las Issand vaatab sinu poole, sind täidab rahuga.
Amen. Aitäh teile selle ülistuse eest ja aitäh selle sõna eest ka. Ja ma usun, et Jumala ligiolu tõesti täitis meid ja see sõna oli meie toiduks täna siin. Ja kui midagi ei puudu veel, siis ma julgustan sind, et palvetame sinu eest pärast, et tõesti, et Jumal saaks sind kätte. Aga nii tore, et me laulsime seda lugu ja need on täpselt need õnnistussõnad, mis Jumal on meile oma sõnas ka jätnud. Aga loeme üheskoos need veel meie endi üle. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu kõikvõimsa Isa, Poja ja Pühavaimu nimel. Amen. Amen. Ilusat pühapäeva jätku ja ilusat nädalat.